asjadest, pilveteenustest ja nii edasi, siis mina armastan rääkida väiksematest asjadest. Kuid, kus siit ülevalt leiaks nüüd? Siia ei mahtunud ära, aga kui kellelgi on arvutid parasjagu lahti, siis siin on üks väike wifi võrk, mille nimi on vist Stratus ja mingid numbrid taga. Ja minnes aadressile 192.168.1.1 on DevClubi jaoks tema jaoks tehtud väike chati rakendus. Et jah, ei ole viisakas siin üksteisega rääkida, aga chatida on alati viisakas, kui auditooriumis kuskil olla. Aga hakkasime pihta, teeme väike chati ära ja põhimõtteliselt, millest ma hea meelega rääkida tahaks, on serverid, mis on oluliselt väiksemad, kui on need, mis on Google'il ja Facebookil ja mis ei ole pilves, vaid mida võib kaasa tuua. Üks siuke on sinna seinakontakti lükatud ja sealt kaudu chatida saabki. Saadan ringi käima. See on üks siuke võimalus tegelikkuses kasutada tänapäevast arvutivõimsust, mida siukse pisikese karbi sisse on pakitud juba meeletus koguses, selleks, et teha midagi kiiresti, lihtsalt, väikselt, kas või mingisuguseid, ma ei tea, asju juhtida. Ja niimoodi, et lähed kohale, paned seinakontaktid, töötab. Konkreetsel juhul on tegemist arvutiga, kus on sees mingisugune pool gigamälu, protsessori kiirust mingisugune 1,2 gigahertsi, Wi-Fi, Bluetoothid, mis seal veel oli, Ethernetid, USB-d ja mõned nupud ja mõned tuled vilguvad. Ja ideaalne siuke pisikene asi rakenduste tegemisteks. Teha ei ole iseenesest ka üldse mitte keeruline, see on täiesti tuttav operatsioonisüsteem sees. Võta kätte rakendus ja lihtsalt kirjuta. Kõik harjumuspärane keskkond Linuxi kasutajal olemas, võib öelda, mis need käsud olid, apt-get ja install ja ongi asi olemas. Ja nüüd on koht, kus teil tuleb küsima hakata. Jah, see on sisuliselt kogu ettekande sisuline osa, et võib tulla, panna seina karbi ja teie rakendus on kõikidele kasutajatele koha peal kätte saada. See maksab mingisugune tühised $130. Kas need on prototüübid või? Ei, need on täiesti masstootmises olevad seadmed, neid on väga mitmesuguses konfiguratsioonis, lõpetades sellisteni välja, millega saad oma kodus juhtida näiteks valgustust, kuna seal on mingi Zigbee või Z-Wave'i need kontrollerid ka lisaks sees. Et milleks ma siia ette tulin, just selleks, et öelda, et arvutid, serverid ei pea minema suuremaks, vaid tänapäeval põnevad kohad on need, kus nad lähevad väiksemaks ja igapäevaelus kasutatavamaks. Mis voorude võtab, kas 12 volti või 24 volti on väärasem? Konkreetne mudel on lihtsalt pistikupessa torkamiseks, aga on veel sarnaseid asju. Popid ja noortepärased on näiteks Raspberry Pi, mille hullus on kogu maailmas praktiliselt laiali. Koukor muigab, kas sul on juba käes või? Kellelgi oli juba käes, aga neid asju
ARM-protsessoriga, mis on kas pakendatud, pakendamata, graafikakaardiga, ilma Wi-Fi'ga, ilma Wi-Fi'ta, mingid lisaprotokollidega, neid tuleb meeletus koguses juurde ja see on valdkond, kus lähitulevikus tuleb see järgmine põnev revolutsioon. Kui siin suurfirmade bossid, näiteks Ericssoni boss ütleb, et eelmine revolutsioon oli, et saime 2-3 miljardit inimest internetti, siis mingisuguse, mis ta tuleb, siis järgmise 5 aastaga rohkem, aastaks 2020 tahetakse internetti saada mingi 50 miljardit seadet. Ja need seadmed on valdavalt siis siuksed või siuksed pistikusse käivad või tõenäoliselt tulevikus veel pisemad. Ja see on ilmselt, pakun välja, tööpõld, kus on põnevust olulisel määral rohkem kui pangas aruannete genereerimisel. Nii, veel küsimusi või istun? Mis sina nendega teed? Mina või? Mina teen seda, et mängin ja kodus kogun andurite pealt andmeid. Kui võib-olla hästi läheb, siis kogub kuskil suuremas mastaabis neid andmeid paljudest kodudest. Kas neid mingisuguse PowerLine'i moodulga ka, et Wi-Fi nagu põimib? Kindlasti mingisugused PowerLine'i moodulika asju on ka, aga reaalsus on see, et praktiliselt tänapäeval igas kodus on Wi-Fi olemas. Ja sellega on sul sisuliselt siis hetkega server, mis suhtleb, mis on kogu aeg always on ja võib suhelda, ma ei tea, selle suure Amazoni või Google'i või kellegi pilvega, tehes seda sinule vajalikku funktsiooni koha peal, lisaks veel, kogudes midagi kokku. Ei, seda chatroom'i õhku niikuinii ei õnnestu lasta. No, ta on lihtsalt nii väike, et sealt plahvatust ei tule. Aga põhiliselt on need Linuxi? Jah, täiesti standardsed Linuxi distributsioonid. VRT tüüpi Linux? Mingid siukse Androidi tüüpi asju teha? Androidi tüüpi asjad muunduvad väga kiiresti telefonideks ära. Kuigi sisuline sisu on hästi sarnane, et all on mingisugune ARMi protsessor, ARMi Linux, pluss siis see ülemine kest aplikatsiooni tase on, siis siin juhul paned ise, Androidi paneb tootja sulle valdavalt oma selle mudru sinna sisse. Nii. Selge. Aga siis aitäh ja enne ma jätsin ütlemata tegemist Peeter Oja elulooga, mis on hea ja lühikene.